osas. Tänases rohelise kannapöörde sarja osas oleme tulnud avastama Alutaguse piirkonda. Päeva alustame siit Iisaku kihelkonna muuseumist, peale mida me külastame Alutaguse puhke- ja spordikeskust ning õhtul lõpetame Mäetaguse mõisa hotellis ja spaas. Mis Iisaku muuseum on? Iisaku muuseum on meie piirkonna pärandi hoidja ja koguja ja meie hoiame siin vanu esemeid, asju, mälestusi ja säilitame vana pärimust. Meie Iisaku muuseumis panustame sellise rohelise ellusuhtumise niimoodi, et meil on esiteks puhastusvahendid kõik väga sellised mahedad. Teiseks, me ei kasuta nõusid, mis on ainult ühekordseks kasutamiseks, meil on mitmekordsed nõud ikkagi klaasist ja me ei ole ka ostnud suuri serviise, vaid inimesed on meile annetanud kasutamiseks nõusid. Me näitame oma õppeprogrammides erinevaid säästlikke materjale, näiteks kasutame mesilasvahaga tehtud riiet säilituskile asemel. Räägime pesu pesemisest ja vee kokkuhoiust ja oleme alustanud sellise kompostimise programmiga, kus me kompostime eraldi toidujäätmeid ja oksi ja lehti ja tahame seda ka oma külastajatele näidata ja tutvustada. Meid ootab ees õue, selline väike õueruumi kujundamine ja tahame seda õueruumi kujundada niimoodi, et seal puumaterjal, mida me kasutame, et kiikedel, liivakastil ja mängumajal on kõik selline taaskasutatav, et see puu on juba oma elu metsas ära elanud ja nüüd elab ta teist elu, tuues siin rõõmu. Alutaguse spordi- ja puhkekeskus asub siin kauni Kurtna järvestiku ligidal. Siin toimuvad sellised ägedad üritused nagu talvel Alutaguse suusamaraton ning suvel Alutaguse rattamaraton. Lisaks saab siin korraldada ka erinevaid üritusi. Siin on konverentsisaal ning lisaks ka kohvik. Sportimiseks ja looduses viibimiseks on siin erinevaid võimalusi. Siin on näiteks discgolfirajad, siin on terviserajad, kus saab liigelda nii rattaga, joosta, jalutada, rulluisutada. Neid erinevaid asju saab ka siit samast rentida, kui sul neid endal ei ole. Ning samuti on siin ka seikluspark, kus meil on ka Seiklusmaa TV-ga varasem video tehtud. Siin panustatakse väga palju sellesse, et hoida ja hooldada seda loodust ja radasid siin, et inimestel oleks võimalik tulla siia värskesse õhku sportima ja jalutama. Siin kasutatakse alternatiivenergiaallikaid ning Alutaguse puhke- ja spordikeskus seisab selle eest, et propageerida tervislikke, sportlikke ja kindlasti ka looduslähedast eluviisi oma klientide seas. Järgmisena oleme tulnud siia kaunisse Mäetaguse mõisa spaasse ja hotelli. Me uurime järgi pererahvalt, kuidas nemad siin keskkonnasõbralikult toimetavad, siis käime selles imeheas restoranis söömas ja lähme spaasse ka mõnulema. Mäetaguse spa-hotell on selline mõnus väike spa, et praegusel sellisel keerulisel ajal on väga mõnus siin puhata. Te olete siin ajaloolises mõisahoones. Meie külalised on kõik nagu mõisnike külalised ja meie oleme siis nagu Eesti talurahvas, kes siis teenindab need mõisnike külalisi ja kõik see, mida me pakume ka oma klientidele, on siis selline eestipärane. Aga kuna viimane mõisnik oli ka natukene vene verd, siis on ka siin sellist kas vene köögitatši või siis natukene sellist vene külalislahkust hoopis rohkem kui võib-olla mõnes muus kandis. Üks selline varjatud asi, mis klientide silma eest jääb nagu peitu, on see, et kõik sellised puhastusvahendid on meil nii-öelda ökomärgisega. Me ei oma küll rohelise võtmemärki ega ka luige oma, aga sellest hoolimata me kasutame keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid. Teine asi on see, mille suunas me teel praegu oleme, et taustal te näete, pannakse üles ühte väga kihvti kasvuhoonet, kus me hakkame oma külalistele ise kasvatama maitserohelist. Ja selleks, et see maitseroheline ikkagi rammus saaks ja ka võimalikult puhas, siis kõik biojääde, mis meil köögist üle jääb, seda me komposteerime ja siis sealt kompostrist me saame selle mulla sinna. Ja selline tore unistus või mõte on ka veel see, et võib-olla ühel päeval saame selle panna ilusasse pakendisse ja kinkida mõnele oma väga toredale külalisele, kes teab.
Me peame lugu kohalikust toidust, et see tarneahel oleks võimalikult lühike, et niimoodi ongi, et kas või siit samast Mäetaguse ühe taluniku käest me oleme ostnud juba mitmel aastal kartuli. Kuna mullad ei ole siin soodsad näiteks porgandi kasvatamiseks, siis nüüd on meil tehtud tellimus sellele samale talumehele, kes on parendamas oma mulda, et me saame ka porgandi tema käest osta. Ja loomulikult ka kõik lihad, mis on nii sealiha, küülik, kala, mis on Peipsi äärest, et pigem ikkagi nagu kohalike käest. Ja ütleme, selline võib-olla päris suur asi on see, et meie hotell saab elektrit päikesepaneelide põllult, nagu me teda hellitlevalt nimetame. Nii et selline taastuvenergia kasutamine on ka üks meie prioriteete, lisaks sellele, et muidugi ta aitab ka kulusid kokku hoida. Ja lisaks sellele, et me oleme keskkonnasõbralikud, oleme me ka loomasõbralikud. Et kui meile hotelli on oodatud inimesed oma lemmikloomadega, siis tegelikult neid võtab vastu ka päris tihti meie mõisa enda lemmikloom. Tema on kass, tema nimi on Miisu, nii et loomad on meile teretulnud ja me armastame inimesi, kes armastavad loomi. Aitäh, et tulite meiega siia Alutaguse piirkonda uudistama, kuidas meie ettevõtted siin keskkonnasõbralikult toimetavad. Tulge ise ka kindlasti nautima, meie küll julgeme soovitada ja vaadake ka meie teisi Seiklusmaa TV videosid. Järgmiste kohtumisteni! Tšau!